Tere tulemast imepärasesse müügimaailma. Väidetavalt iga 10. töötegija meie hulgast tegeleb müügitööga. See on siis igapäevane müügitöö, mida ta siis teeb selleks, et endale leiba teenida. Kuid kas ainult tema suhtleb nüüd klientidega? Ilmselt mitte. Lisaks müüjatele on olemas meil igat sorti muid tegelasi, kes ka klientidega suhtlevad. Näiteks spetsialistid, projektijuhid, erinevad juhid, raamatupidajad, nii edasi. Et tegelikult neid inimesi, kes mõjutavad kliente, on rohkem kui 1/10. Ja tegelikult on ka need inimesed, kes igapäevaselt oma töös klientidega ei suhtle, võivad klientidega kokku saada ju peale tööd ehk isiklikus elus. Väga raske on leida inimest, kes üldse ei mõjuta kuidagi firma müügitulemust. Ja kas me ainult suuname siis klientide tegevust? Me tegelikult tahame mõjutada ka mitte ainult tööalaselt inimesi, vaid ka oma eraelus. Meil on olemas pereliikmed, meil on olemas tuttavad, me suhtleme võõraste inimestega, me tahame suunata ka nende käitumist. Nii et tegelikult me kõik oleme müügis, kas me seda tahame või mitte. Ja nüüd peamine küsimus meie jaoks on see, et kuigi me kõik oleme müügis, me kõik müüme, siis on selles, et kas ise müüa või olla müüdud. Tegelikult see, et meile müüjaks, on tore. Me peame laskmagi endale müüa. Aga kuidas me suudame mõjutada teisi inimesi niimoodi, et meie enda soov oleks täidetud, selles on see peamine küsimus. Nii et küsimus meile kõigile müüa või olla müüdud. Aga miks ikkagi see müügiteema on niivõrd oluline? Selleks, et olla hea spetsialist, me kõik teame, et meil peavad olema väga head erialased teadmised. Ja nende nimel me pingutame, õpime koolis, mitte ainult koolis, ka peale kooli edasi. Aga kas sellest üksi piisab? Tõenäoliselt mitte. Meil peame oskama ka keeli tänapäeval. See on ääretult oluline igale spetsialistile. Ja ilmselt ei piisa ka keeltest üksinda. Igasugune tehnoloogia, eriti infokommunikatsiooni tehnoloogia on selline, ilma milleta tõenäoliselt üks hea spetsialist täna hakkama ei saa. Ja siit tulebki tegelikult veel üks teema, mida ma arvan ja olen veendunud, et igale spetsialistile on vajalik, et olla edukas, ja see on müük. Müügioskus on tegelikult vaja igale meist, et olla läbilöögivõimeline, saada oma tahtmist ja teha siis edukat spetsialisti või juhi karjääri. Paljudes kõrgkoolides õpetatakse juba kõikidele spetsialistile müügiteemat. Eestis see kahjuks veel nii ei ole, aga ma usun, et tulevikus see üha laieneb. Teemad, mida me täna siis läbi käime. Kõigepealt alustasime siis sellest, et milline roll on meil müügis ja kas on võimalik olla müügist eemal. Siis sukeldume enam selle konkreetse müügitöö ja müümise olemusse. Siis vaatame müügitrende ja natukene teeme ettepanekuid ka mõningate tehnikate ja lähenemiste osas, et see oleks ülevaade sellest, et mida need tähendavad. Ja lõpetame siis ka erinevate müügiolukordadega, ehk kus kohas neid erinevaid tehnikaid siis kasutada saab. Kuidas me töötame? Sul endal kindlasti, kes sa kuulad seda videot, on olemas müügikogemus. Küsimus on selles, kas seda teadvustad või mitte. Lisaks on Mercury International üks maailmas tuntumaid müügiorganisatsioonide arendajaid. Eelmise sajandi keskpaigast on ta tegutsenud Stockholmi börsil noteeritud ja tänaseks siis 44 riigis. Eestis tegutseme alates 1990. Et vaatame siis Mercury lähenemisi. Ja loomulikult ei saa ma üle ka ümber oma enda kogemusest. Teadliku müügitöö kogemust on mul umbes veerand sajandit. Ehk see on siis see aeg tagasi, kui ma käisin oma esimesel müügikoolitusel. Ja kui nüüd kõik 3 asja kokku panna, siis ma olen kindel, et sa leiad endale mõne huvitava idee, mida rakendada või millest juhinduda oma tulevase karjääri ülesehitamisel. Nii, kui rääkida müügi olemusest, siis mõtleme korraks, mida me ikkagi teeme, kui müüme. Suhtleme, räägime, veename, see on kõik see, mida müügitöös tehakse. Aga mida klient siis ostab? Mis on see, mida klient ostab? Toodet, teenust, jah, aga ta ei osta ju seda toodet, teenust niisama, vaid ta ostab seda toodet, teenust selleks, et rahuldada oma mingit vajadust. Et järelikult klient ostab siis vajaduse rahuldamist. Kui klient ostab vajaduse rahuldamist, siis küsimus on see, et mida
või mis roll on siis tegelikult tootel või teenusel? Õige, toode või teenus on tegelikult vahend vajaduse rahuldamiseks. Ja kui ta on käega kasutav, on seda lihtsam müüa, kui ta ei ole käega kasutav, on keerulisem. Ja mis on siis müüja ülesanne? Müüja ülesanne on teha siis see toode või teenus ahvatlevaks kliendi jaoks, et ta aitaks rahuldada tema vajadust. Ja mõnikord klient teadvustab seda vajadust, mõnikord mitte. Et tegelikult me peame aitama kliendil mõista tema vajadust või tuua esile või teadvustada seda vajadust mõnikord. Loomulikult vajadust me ei saa tekitada, küll aga saame seda teadvustada, esile tuua, rõhutada ja selle kaudu siis ka tegelikult oma müügitööd teha. Ehk kui niimoodi mõtta, siis mis asi see müümine on? Me tegelikult müügitöös teeme seda, et me mõjutame klienti. Me paneme ta tegutsema nii, nagu meie tahame. Ja viimane küsimus, kus toimub müük? On olemas ainult üks ainuke koht siin maailmas, kus klient otsustab. Õigus, see on kliendi peas. Ehk tegelikult müügi ja müüja töömaa ongi kliendi pea. Ja seepärast ei ole tähtis, mida müüja räägib, vaid tähtis on see, mida klient mõtleb, ehk teine osapool. Et müük on siis mõjutamine, selleks, et saada endale soodsaid otsuseid. Müük on mõjutamine ja see on kogu selle müügi olemuse kõige olulisem lähtekoht. Nii, kui me nüüd oleme endale selle selgeks teinud, siis vaatame, kuidas müük on arenenud. Ma arvan, et ka paljudes Eesti kõrgkoolides veel räägitakse turunduse miksist, mis oli siis eelmise sajandi 60. aastate üks levinumaid teooriaid, kuhu siis klassifitseeriti, paigutati ära ka müük. Loomulikult selle suures pildis siin müük ei olegi näha. Räägiti 4 P-st, hind, koht, kommunikatsioon ja toode. Nüüd on lisandunud veel ka poliitika ja avalik arvamus, ehk siis 6 P-d. Ja tegelikult, kui nüüd see kommunikatsioon lahti luua, seal on palju erinevaid asju ja üks asi, mis seal on siis personaalne müük. Nii et personaalne müük või müügitöö või mõjutamine oli siis see turunduse miksis üks väike osakene. Tegelikult täna, kui me vaatame reaalset müügitööd, siis üks akadeemilisi keskkonna esindaja väitis seda, et millegipärast ta ei saa aru, miks on meil praktikas müügi- ja turundusjuhid, miks mitte turunduse ja müügijuhid, sest turundus on just nagu suurem turunduse miksi järgi. Aga praktikas on juba ammu aru saadud, et tuleb asjad ära müüa ja turundusega tegeleda täpselt nii palju kui vaja. Ja sellepärast on väga sageli, me näeme tõesti müügi- ja turundusjuhte just sellepärast, et rõhutada asja reaalset olemust. Ja tundub, et müügivaldkond ongi see valdkond, kus isegi praktika on mõnes mõttes teooriast jõudnud rohkem ette. Ja tegelikult, kui vaata nüüd kogu seda müümise protsessi, siis me peaksime lähtuma ju tegelikult ostuprotsessist. Me peame aru saama, mismoodi klient ostab ja vastavalt sellele teha siis ühte või teist tegevust. Ja minu arust see ei olegi nimelt oluline, kas see klassifitseerub see tegevus nüüd müügitöö alla või klassifitseerub ta turunduse alla. Me peame tegema teatud tegevusi siis selle ostu- ja müügiprotsessis. Nüüd vaatame, kuidas me täna ostame. Selleks, et üldsegi osta, et hoopis ka kliendiga või müüja saaks kliendiga kokku, siis tegelikult sellele eelneb terve rida tegevusi. Me oleme alati, nii kui me midagi hakkame endale muretsema, tänapäeval tõenäoliselt me toksime kohe selle sõna Google'isse või kuskil mujale otsingumootorisse ja hakkame otsima infot. Et kõigepealt me peame nägema seda, siis me hakkame lugema seda asja, siis me liitume uudisvoogudega, siis me jagame ise oma sõpra-tuttavatega, siis me hakkame kommenteerima, me laadime midagi alla, me ise midagi demonstreerime, me ühineme gruppidega. Terve rida tegevusi toimub enne seda, kui ma tegelikult seda müügiinimesega olen valmis üldse kohtuma. Ja väga sageli, kui ma juba müügiinimesega kohtun, siis ma olen väga hästi informeeritud. Ja nüüd on küsimus see, et mis roll on sel müügiinimesel, mida tema saab mulle veel lisaks pakkuda, milline on see temapoolne lisaväärtus. Et müügiprotsess ja ostuprotsess on täna väga palju muutunud. Eelkõige ostu- ja müügiprotsess nüüd on küsimus see, kas ettevõtted suudavad selle muutusega kaasa minna või mitte. On väga palju keskkondi tekkinud, kus tegelikult me suhtleme ja tõenäoliselt neid tekib veelgi juurde. Ja kuidas nüüd sellistes keskkondades olla nähtav, panna tähele, mõjutada inimesi, see on üks suur väljakutse.
Samas tegelikult tehnoloogia on arenenud, aga iseenesest sotsiaalmüük kui selline või sotsiaalmeedia on juba tegelikult väga tuttav eelmise sajandi keskpaigast. Ja kogu tupperware müük on tegelikult üles ehitatud sotsiaalse müügi põhimõtetele. Nüüd on lihtsalt see sotsiaalmüük kolinud tehnilistesse vahenditesse. Ja kindlasti need võimalused on palju avaramad ja mõju palju suurem. Samas teiselt poolt jällegi ka kitsamaks jääb, kuna mõjutamine on ise piiratud. Nii, ja tegelikult kui nüüd vaata müügitööd kui sellist, siis me peamine ülesanne on müüjal ikkagi pakkuda kliendile väärtust. Ja siin võib tuua välja erinevad 3 tasandit. Üks on see, et toote omadusest lähtuv väärtus, mida siis see toode endas kätkeb. Teine on siis toote kasutamisest tulenev väärtus, ehk kui ma kasutan seda toodet, mida ma siis endale saan. Ja 3. on tegelikult siis veelgi olulisem on see, et kuidas klient saab saavutada oma eesmärgid läbi meie oma toote. Ja ma arvan, see nüüd on see kõige olulisem. Ja selleks, et seda saavutada, peame väga hästi kliendi valdkonda tundma. Ja kui esimese puhul, väärtuse puhul tegelikult me võime tõesti kasutada automatiseerituid müügikanaleid, siis viimase puhul on kindlasti väga raske leida alternatiivi personaalsele lähenemisele. Kui võtta kokku nüüd need müügi arengutrendid, siis tegelikult minu arvates on 3 kõige olulisemat trendi järgmised. Üks on see, et me liigume selles suunas, et kogu organisatsioon peab müüma. Ja maailmas on ka väga palju uuringuid tehtud ja väidetavalt, ja kindlasti see ilmselt ka on nii, puhtalt ainult müügitööd tegevate inimeste arv väheneb ja päris drastiliselt. Samas nende spetsialistide arv, kellel on ka müügikohustus, see suureneb. Sest tegelikult sa pead olema mingi ala spetsialist, et seda asja ka pakkuda kliendile. Ja nüüd on väljakutse selles, et kuidas suuta kogu organisatsioon müüma panna. Kõlab lihtsalt, aga praktikas väga lihtne see ei ole. Teine teema on väärtuspõhine müük. Toimub toodete osas jagunemine. On need nõnda laiatarbekaubad või commodity kaubad ja olemas need, mida siis pakutakse konkreetsemalt ja personaalsemalt. Ja kindlasti nende teiste osas jääb personaalsel müügile väga suur roll. Ja seda saab ka end läbi selle eelkõige müüa. Ehk müük peab looma siis kliendile lisaväärtust. See 3. tase nende väärtuste taseme hulgas, et aidata kliendile saavutada tema eesmärke. Ja 3., mis on iga ettevõtte puhul oluline, aga mitte ainult ettevõtte puhul, vaid inimese puhul on see, et leida see konkurentsieelis kliendi suhetes. Et mismoodi mina või firma on parem klientidega suhtlemises või teiste inimestega suhtlemises. Ja seda on tegelikult palju raskem kopeerida kui näiteks mingit tehnoloogilist eelist. Et müüvorganisatsioon, väärtuspõhine müük ja unikaalne müügieelis on need asja, mis suunas siis müük praegu areneb. Loomulikult tehnoloogia kõik seda toetab. Nii, ja vaatame siis ka neid mõningaid müügitehnikaid. Kui vaadata üldse tehnikaid, siis tegelikult võiks tekkida küsimus hoopis sellest, et kas on võimalik õppida müüki. Ja väga paljud müügikurud räägivad või ka koolituskurud, et müük on kunst. Loomulikult on seda kasulik rääkida neile, sest siis sellisel juhul nad saavad rääkida oma kogemusest. Aristoteles on kunagi öelnud seda, et tahes tahtmata, kui sa räägid ühe mehe kogemusest, siis jääb alati see arvamuse element sinna juurde. Hiina vanasõna ütleb, et 2 korda samasse jõkke astuda ei saa. Ehk tegelikult ei ole kunagi täpselt samasugust situatsiooni elus, kui sa saaksid kellegi kogemust ära kasutada. Ja selleks, et seda kasutada, neid kogemusi tuleb neid üldistada. Analüüsida palju erinevaid kogemusi, vaadata N-kogemust ja siis öelda, kui nüüd N+1 tekib, siis tõenäoliselt on need käitumismustrid järgmised. Ehk siinkohal võib öelda, et tegelikult teooria on palju praktilisem kui praktika. Kuigi jah, ma saan aru ka nendest eneseabi koolitajatest ja raamatutest edasi, kus on väga huvitav ja põnev lugeda kellegi konkreetset kogemust. Aga nende rakendamisega tuleb olla ettevaatlik, sest 2 korda samasse jõkke ei astu. Ja loomulikult on müük ka kunst, aga nagu Leonardo da Vinci ütleb, et kõigepealt õpi tundma teadust ja siis alles hakka improviseerima. Et alguses võiks ikkagi noodid ära õppida ja siis improviseerida, kuigi jah, proovitakse ka ilma nootideta mängida, kas siis ikkagi on tegemist tõelise professionaaliga. Kui muid tehnikaid vaadata, siis tegelikult võiks need jaotada nagu 2 gruppi. Ühed on sellised, mis annavad meile sellise raamistiku, et me näeme
asju teatud nurga alt, teatud kastidest, et lahterdama asjad enda jaoks ära. Ja teised on siis sellised soovitused, mida antakse müümisel ja müügitöös. Ja vaatamegi mõlemast valdkonnast nüüd ühe näite. Et raamistiku juures siis müüki mõjutavad tegurid ja soovituste juures siis kaardistamise tehnikat nimega FOCA. Millega peame arvestama siis müümisel? Mul on olemas idee, ettepanek, toode, mida ma tahan siis teisele osapoolele pakkuda. Ma pean arvestama teise osapoole reaalse olukorraga ehk tema mõistuse häälega. Milline on tema selline objektiivne reaalsus? Ja teiselt poolt ma pean arvestama kindlasti tema emotsioonide ja tunnetega, kuidas ta tunneb ennast ja kuidas ta tunneb ennast selle toote ettepaneku suhtes. Ja nüüd on alati väga pikad ja põnevad arutelud selle üle, et mille alusel inimene otsustab. Kuid kui imelik see ka ei ole, mida suurem on ost, seda enam me tegelikult lähtume emotsioonidest ja tunnetest, kas me tahame seda või mitte. Et tunded kindlasti mõjutavad otsuseid palju rohkem kui mõistus. On toodud ka erinevad protsente välja, aga kindlasti on see oluliselt üle poole. Ja lisaks nüüd selle teise osapoole olukorra arvestamisele me peame arvestama ka võimalike konkureerivate pakkumiste või võimalustega. Et kindlasti on tal ka teisi valikuid. Et kui ma näiteks pakun filmi vaadata kliendile, siis kindlasti on alternatiivis ka näiteks tore õhtusöök kuskil restoranis või spordiüritus, midagi muud on ju. Et alati ma kindlasti ei konkureerin konkreetses spetsiifilises valdkonnas, vaid ma konkureerin tegelikult kliendi olukorras mõnikord palju laiemalt. Ja kui ma vaba aja veetmise moodust pakun, siis loomulikult kõik muud vaba aja veetmise võimalused on konkureerivateks pakkumisteks. Ja mis nüüd on müüja ülesanne või selle inimese ülesanne, kes tahab nüüd teist osapoolt mõjutada, on see, et me peame selle idee, ettepaneku, toote vormima sellisesse müüvasse sõnumisse, mis arvestaks nii mõistuse häält, nii tunnet kui ka konkureerivaid pakkumisi. Ehk leidma need müüvad argumendid ja seda siis ka müüvalt esitama. Tundub lihtne, aga paganama keeruline. Ja klient ehk teine osapool väga sageli ei vaja palju argumente, et teha otsust. Neid argumente on maksimum 2-3. Ja kuidas need välja leida, selles on küsimus. Need tegelikult ongi väga sageli müümisel tähtis aru saada, kuidas teine osapool mõtleb, mitte niivõrd, et ise palju rääkida. Mida vähem müüja räägib, seda tegelikult parem. Aga reaalses elus see alati nii ei ole. Ehk see näitab seda, et on õppimise ruumi. Nii, ja teine näide oli siis vajaduse kaardistamisest. Ja kui üldse rääkida, mis asi on vajadus, siis väga sageli arvatakse, et vajadus on selline soovunel midagi tahta, aga ei, kindlasti see peab olema ka reaalne kate taga, et inimene või kelle seda pakutakse, ta on valmis pingutama, tal on olemas võimalused seda saavutada, et see on tegelikult reaalne vajadus ja midagi muud kui selline soovunel. Ja kui nüüd lähtuda sellest, et mul on olemas praegune olukord, ja ma ilmselt ei ole sellega rahul, ma tahaksin näha palju parem välja, palju paremas füüsilises vormis. Nüüd küsimus on see, et see vajadus on ainult sellisel juhul reaalne, kui ma olen nõus ka selle nimel pingutama, minema sinna spordisaali ja tegema vastavaid treeninguid. Ja mitte 1 või 2 või 3 korda, vaid pikki aastaid. Et seda nüüd kaardistada, siis loomulikult esimene asi on see, et ma peaksin küsima fakte. Ja fakte teada saamine on oluline, et edasi liikuda. Kuid faktidest üksinda kindlasti ei piisa. Ma pean aru saama ka, mismoodi see teine osapool suhtub nendesse faktidesse. Ehk selle arvamuse saamine olukorra kohta on mõnikord isegi olulisem, sest muidu me hakkame tõlgendama seda olukorda läbi oma enda prisma. Nii et teine küsimuste liik on siis arvamuste teada saamise kohta. Nüüd, kui on olemas arvamus, siis on küsimus see, et milleks on valmis see teine osapool. On ta valmis hakkama tegema midagi, et tahab ta muuta olukorda. On ta valmis seda olukorda muutma. Ehk muutuse kohta siis küsimus. Ja lõpuks siis kõige olulisem on ka see, et kas teine osapool on valmis siis tegutsema. Mis tegevusi ta on valmis ette võtma selleks, et edasi liikuda. Ja kõik kokku pannes, uurides fakte, küsimas arvamust, olemas valmis muutusteks ja valmis ka tegutsemiseks, annab siis sellise toreda sõnaühenduse nagu FOCA. Inglise keeles siis facts, opinion, change and action. Et kerge meelde jätta. Et üks lihtne tehnika, mida ma arvan, me kõik saame kasutada. Nii nagu eelmise tehnika juures
arvestada alati ka tunnetega, mitte ainult reaalse olukorraga. Nüüd, kas neid tehnikaid saab igal pool kasutada? Kas nad on igas müügiolukorras kasutatavad? Ehk kas meil on erinevad müügiolukorrad olemas? Ja tõenäoliselt loomulikult, kui me vaatame näiteks, et mingi uus vana hea klient tuleb järjekordset tehingut tellima või uus klient saab meiega kokku või on keegi, kes on väga positiivsed meie suhtes häälestatud või mitte negatiivsed, need on täiesti erinevad müügiolukorrad. Ja loomulikult ei saa me kõiki tehnikaid kasutada igas olukorras ühteviisi. Vaatame ühte võimalust, mismoodi neid müügiolukordi saaks siis jaotada ja vaatame kahte poolt siis. Ühelt poolt see, et mismoodi teine osapool või klient suhtub meie pakkumisse ja teine on see, et milline on ootus müüjale. Ja kui vaatame nüüd 3 tegurit, klient, pakkumine ja müüja, siis saame siit tegelikult välja tuua erinevad müügisituatsioonid. Et ühelt poolt siis see, et kuidas teine osapool suhtub meie pakkumisse, kuivõrd positiivne või negatiivne ta meie selles suhtes on. Pakkumine tihtipeale ei pruugi olla ainult mitte üks konkreetne toode, vaid see võib olla ka laiem ja tihtipeale ta ei olegi üks konkreetne toode, vaid ongi laiem. Ja teine pool on siis see, et mida ta ootab siis müüjalt. Kas ta tõesti tahab, et müüja aitaks teda? Või vastupidi on see, et ta lihtsalt tahab, et müüja pakiks toote sisse ja annaks kätte. Et kui ma lähen poodi igapäevast leiba ostma ja ma küsin, et palun see ja see leib, siis ma tõenäoliselt eelda seda, et müüja küsiks minu käest, et milleks sul seda leiba vaja on. Aga mõnikord, kui ma lähen kas fotoaparaati või midagi ostma ja mul tahan abi saada, siis kindlasti suudab see müüja lisaväärtust päris palju pakkuda. Aga see eeldab seda, et mina kliendina siis seda ka ootan ja usaldan seda müüjat. Tihtipeale on kahjuks elu olnud selline, et seda ei usaldata, kuna on nimelt palju petutud müüjates. Ja pannes need 2 selge kokku, saame siis 4 erinevat situatsiooni. Esimene situatsioon on siis see, kus klient ei taha meie pakkumist ja ei oota ka mingit abi. Eks see on võib-olla tänapäeval kõige väljakutsuvam olukord. Eks see on siis assertiivne müük. Ja selliseid müügitehnikaid heas mõttes on tegelikult tolmuimejate müük, raamatumüük ja kindlasti ka finantstoodete müük. Ja see on praktiliselt ainuvõimalik sellises olukorras. Ja loomulikult on kindlasti olemas pettujaid, kas või näiteks teise samba pakkumisel, aga nagu see klient ka ise ütles, et pooltest, kes olid nõus kuulama, endast piisab. Ja see on ainuvõimalik viis mõnikord edasi liikuda. Et kindlasti me ei saa öelda, et üks või teine müügi olukord ja sinna koondunud tehnikad on halvad või head. Küsimus on, millal midagi kasutada. Näiteks assertiivset müüki võib väga hästi kasutada uue kliendiga visiidi kokkuleppimiseks. Et need näiteid on kindlasti ka teisi. Ja mõningaid tooteid saabki ära müüa läbi assertiivse müügi, nagu näiteks need kallid tolmuimejad. Teine situatsioon on siis see, kus klient on meie suhtes positiivne, aga ta ei oota meilt kui müüjalt nõuandeid ega sellist konsultatsiooni. Ja sellisel juhul on oht väga sageli, et me müüme tegelikult üle. Me ei tunneta seda olukorda ja hakkame kliendile midagi lisaks müüma. Ja siis, kui klient ei ole selleks valmis, siis ta tõenäoliselt võib ka selle ostuvõtta ostmata, mida ta plaanis. Et selle äratundmine on ka oluline. Ja kuidas sellises olukorras ikkagi ka müüma hakata, on tõesti omaette väljakutse. Nüüd 3. variant ehk ekspertmüük on nüüd see, kus me kõik tahaksime olla. See on tore, klient on positiivne meie poolt pakutava suhtes ja on valmis ka kuulama meie nõuandeid, kes ei tahaks sellises olukorras olla. Ja viimane siis konsulteeriv müük ehk siis klient tunnistab, austab, tunnustab sind, on valmis sind kuulama, kuid samas ei ole nõus sinu pakkumisega. See annab vähemalt võimaluse siis klienti ümber fokusseerida. Ja kõikides nendes valdkondades kindlasti me peame natukene erinevad lähenema, peame kasutama erinevaid tehnikaid. Näiteks seesama FOCA tehnika ei sobi kuidagi kokku assertiivse müügiga. Lihtsalt klient ei anna sulle võimalust nii pikalt rääkida. Pead kasutama teistsuguseid lähenemisi. Nii et iga tehnikal on oma koht olemas. Nüüd, kui vaata seda, et suhtemüügis ja ekspertmüügis, siis me peaksime suutma olla võimalikult mõistvad ja aru saama, mida klient soovib. Ehk siis olema väga kõrge ja suure empaatiavõimega. Ja teiselt poolt jällegi assertiivse müügi ja konsulteeriva müügi juures me peame olema võimalikult projektiivsed. Vaatame kiirelt ja lühidalt, mis on siis selle 2 erineva lähenemise vahe. Oletame, et meil on olemas number 9.
mis on külje peale pandud, või 6, sõltub kummalt poolt vaadata. Ja nüüd, kui rääkida empaatiast, siis mida me peame tegema, on siis see, et me peame aru saama, mismoodi klient näeb seda numbrit. Ja juhul, kui klient nüüd näeb seda 6-na, siis me peame aru saama, et see ei ole 9 ja et see ongi see 6. Ehk empaatia võime on siis näha asju nii, nagu teine osapool näeb. Mõnikord öeldakse, et panna ennast siis teise osapoole sussidesse või kingadesse. Projektiivsus, mis on tema siis omapära, on see, et kui sama numbrit vaatad ja sa näed, et klient näeb seal number 6, sul on piisav empaatia, et aru saada, jah, see on 6, mida ta näeb, siis sinu ülesanne, kui sa tahad, et seal peaks olema 9, on siis teha niimoodi, et teine osapool ei näeks seda 6, vaid näeks ka 9. Ehk panna siis teine osapool nägema neid samu asju nii, nagu sina just näed. Ja see on projektiivsus. Ja müügitöös on tegelikult vaja mõlemat. Sa ei saa olla liiga projektiivne ja sa kindlasti ei saa olla ka liiga empaatiline. Mõlemat asja peab kindlasti tegema. Et erinevates müügiolukordades me peame kasutama erinevaid lähenemisi ja kindlasti ka erinevaid tehnikaid. Nii, kokkuvõtlikult selle lühikese loengu lõpetuseks siis 3 asja, mida ma tahaksin, et sa mäletaksid. Üks on siis see, et müük on mõjutamine ja see on väga vajalik oskus selleks, et elus hakkama saada. Teine, müüki saab ja tuleb õppida. Iga eriala nõuab teatud eeldusi, aga kindlasti me saame olla müüjatena paremad, kui me täna oleme. Ja 3, sinu enda konkurentsieelis ehk milline on sinu enda USP. Mõtle selle peale ja peatse kohtumiseni. Aitäh!